Avage Moodle ja Moodle'ist, kui olete kursusel, kerige siit allapoole ja tehke lahti 3. juhendmaterjal õpilasuurimuse praktilise töö kirjutajale ja siit leiate andmete analüüsimine. Nii. Räägime siis natuke graafikutest, joonistest, diagrammidest ja kõigepealt, et miks üldse graafikud ja joonised on paremad kui tekstid, lihtsalt sellepärast, et neid on parem jälgida, mõista, aru saada, andmed on esitatud selgemalt ja nii-öelda silmale või vaatajale jäävad paremini meelde ka. Edasi andmete töötlemisel me rääkisime juba kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest, mis on nende erinevus. Kvantitatiivne on siis arvude andmete töötlemine ja täna keskendumegi sellele poolele siit rohkem. Andmete analüüs siis leitakse siis näiteks aritmeetilist keskmist, mediaanmood, maksimum, miinimum ja nii edasi ja teeme ka mõned diagrammid. Enne kui me hakkame midagi tegema, siis mõni soovitus, et kui on sektor diagrammil, siis sektor diagrammil võiks olla vähemalt 3 sektorit või rohkem, et kui on näiteks jah-ei küsimused, siis pigem sektor diagrammi nende puhul ärge kasutage ja teine asi, et väldime ka 3D ehk ruumilisi diagramme, kuna teatud puhkudel võivad need osad, mis on nii-öelda eespool, siis võivad olla suuremad kui tagumised. Ja siin ka näiteks on 2 diagrammi, ülemine ja alumine, siis parem on alumine sektor või see alumine diagramm, sellepärast, et siin on nii-öelda aastate puhul näha, võib-olla veel oleks parem, kui tulpadel oleks ka numbrid peal, aga võrreldes nende kahega siis alumine on parem. Nii järgmiseks on siin seesama 3D diagramm, siis pigem siis ärge neid kasutage, et selline diagramm, mis ei ole nii-öelda ruumiline, on parem jälgida ja siin on juures ka näiteks protsentidena väärtused. Nii, aga lähme siis ülesande juurde. Teil on kokku 1, 2, 3 ülesannet, aga teeme ära kõigepealt esimese. Kui see on tehtud, siis saate tulla ülesande 2 ja ülesande 3 juurde. Ülesandeks 1 avage siit andmeanalüüsi diagrammid ülesande põhi. Nii, näeb siis välja selline ja siin on teile andmed ette antud ja kui te ei ole veel sisse Drive'i loginud, olge head, logige Drive'i sisse ja kui olete sisse logitud, siis tehke fail, tee koopia. Nii, pange pealkirjaks andmeanalüüs ja kindlasti kaustaks valige enda nimeline see UPT kaust ja tee koopia. Nii, minu seda tabelit enam vaja ei lähe, selle võite kinni panna ja hakkame siin muudatusi tegema. Nii, esimeseks teil on siin tabel olemas ja teeme siin need funktsioonid, mis on siit count kuni stdev. Ja kuna need on arvulised väärtused, siis me kasutame siit tulpa E ja F ehk mitu korda nädalas trenni teed ja mitu sammu teed keskmiselt päevas. Nii, ja siit, et iga funktsiooni kirjutada, siis hoian kontrolli all ja hiirega natuke zoomin sisse. Et siit iga funktsioon algab teil võrdusmärgiga, siis teeme võrdusmärk, count, sulg ja siit valime vahemiku ehk hiirega hoiame all number 2 ja veame kuni viimaseni ja laseme lahti. Ja kui siin on olemas, siis vajutame Enter. Nii. Ja siit tuli, et loendased kokku siis teevad vastajad 24 trenni nädalas. Nii.
Teiseks on võrdub. Võtame siit maks ehk leiab maksimumi, sulg. Lähme samamoodi siia väärtusele ja vean alla. Ja lasen lahti ja enter. Leiab mulle maksimumi. Sama asi min, võrdub, min, sulg ja ülemisest kuni viimaseni lahti, enter. Ja teeb mulle siia miinimumi leiab. Nii, ulatus suurima ja vähima väärtuse vahe, selleks teeme võrdub. Kuna mul on maksimum juba leitud, klikime siin. Paneme miinus, märk ja 0 ja kui see on tehtud, enter. Nii, average keskmine, võrdub, average, sulg. Ja jällegi peame võtma siit väärtus, selle vahe, esimene kuni viimane, laseme lahti ja enter. Nii, leiab keskmise, leiame mediaani, võrdub, mediaan. Kuna ta soovitab seda vahemikku, seda ma ei taha, teeme sulg. Ja võtame selle vahemiku, mis meil siin oli. Laseme lahti. Ja enter. Tuli siia. Mood võrdub mode, sulg. Hiirega jälle. Võtame siit selle vahe. Ja enter. Nii, dispersioon võrdub, var, sulg. Ja teeme selle sama vahemiku ja enter. Nii, ja viimaseks standardserve võrdub, stdev, sulg. Ja siit seda vahemikku tahame. Hiirega jälle lahti. Ja enter. Nii, tegime siin ära. Nii. Ta on meil samad asjad tehtud, aga võtame samad asjad samme päevas. Ehk kui mul oli siin count, need, siis lähme siit kõrvale ja lähme siia. Nii. Ja teeb meile nii-öelda, kui siin oli vahemik E3 kuni E26, siis siin on vahemik F3 kuni F26 ehk see. Et niimoodi lihtsalt, kui on aktiivne ja lasete hiirega lahti ja lähete siia peale, siis plussmärgiga saate vedada siit kõrvale ja ta teeb teile ette ära. Nii. Ja nüüd, need on tehtud, siis lähme siia, kuna viimane on siin listina, siis me tahame seda, et kõik need väärtused siit välja leida, siis selleks kasutame sellist pikka valemit, nagu siin on, ja teeme niimoodi, et kõik need väärtused tulevad siia alla välja. Ja selleks vajutage 1, 2, 3, kopeerige see ja võtame siia, kuna mul on juba väärtus siin sees, täpselt see, mis mul on siin, G3 kuni G26, jah, G3 kuni G26, siis me saame siia sisestada selle väärtuse, teeme 2 klikki, paneme võrdusmärk ja kuna mul on kopeeritud, siis ma panen Ctrl-V ja Enter. Ja siin on seletatud ka, mis ta teeb, ehk ta võtab siit need väärtused, jagab teksti vahelt selle
seal, kus on komad ja võtab iga väärtuse eraldi ja kokku tuleb selline pikk list. Kuna vastajad said valida mitme spordiala vahel, siis kindlasti sellistel valikute puhul, siin me näeme ka, et on loendus 59, et kuigi vastanuid oli 24, siis on vastatud mitu ala ka, et siit tuleb see vastajate erinevus, aga kuna vastajad saidki mitu vastata. Nii, aga sellega pärast teeme edasi. Lähme diagrammide juurde. Nii, ja diagrammide puhul lähme siin, kus on sugu, vajutage klaviatuuril alla Ctrl-Shift, nool alla ja Ctrl-Shift, hoiate all, nool paremale. Laske lahti Ctrl, kuna oli nii, hoidke ainult Shifti all, siis liigutage nool vasakule. Ehk meil ei ole viimast tulpa vaja, kuna viimase tulpa väärtused on meil seal olemas eraldi. Nii, ja siit, kui see oli tehtud, korra veel, sugu, Ctrl-Shift, nool alla, nool paremale, Ctrl lahti ja nool vasakule. Nii, ja siit võtame sisesta, liigendtabel sellise ikooniga ja teeme uus leht ja loo. Nii, ja siin, kus on read, paneme lisa, võtame lend ja kus on väärtused, ka lend. Et kui teil on, korra lähen tagasi andmete peale, kui teil on sugu, siis sugu kohta ei ole vaja eraldi diagrammi teha, lihtsalt te võite ära tekstis märkida, et mehi vastas nii palju, naisi nii palju, et eraldi diagrammi ei ole vaja selle jaoks teha, et meie teeme praegu lennu kohta näidisdiagrammi. Nii, ja selleks siis võtsime read lend ja väärtused lend ja siin ta toobki välja, et kui palju vastanuid on. Nii, kuna siin on summ, siis see peaks olema count ja kokku tuleb 24 vastanud, kui palju vastas siis 10., 11., 12. lennust, et siin peab olema siis count. Nii, ja siin, kui see on tehtud, siis tehke aktiivseks lend, see pealkiri, aga ärge kindlasti võtke üldkokkuvõtet, ehk siin 7 juures laske lahti ja siin, kus on 3 punkti, võtame sisesta diagramm või siis teine variant sisesta ja siin on ka diagramm, töötab samamoodi. Nii, ja kui ma vajutan, siis ta teeb meile diagrammi ära. Nii, minule tegi automaatselt, teen natuke väiksemaks, tulpdiagrammi, aga siit te saate ka neid tüüpe muuta. Võtame näiteks praegu sektordiagrammiks ta, kuna meil on 3 väärtust, 10, 11, 12. Paneme pealkirjaks 2 klikki siin. Vastanute lennud näiteks. Ja siit me saame, kui teil ei ole diagrammi redaktor lahti, olete näiteks siin kõrval, liigendtabeli oma saate lahti siis, kui siin klikite ja diagrammi oma saate lahti, kui siin klikite. Nii, aga diagrammi puhul siis muutsime ära sektordiagrammist, hakkame natuke kohandama. Kohanda ja võtame lahti siit legend ja asend muudame ära näiteks parem. Ei, paneme alla. Anname alumine ehk 10, 11, 12. Nii, paneme legendi kinni. Võtame lahti seesama sektordiagramm ja sektori silt. Kuna meil on vähem kui 100 vastanud, siis võtame ainult väärtuse. Kui oleks
rohkem kui 100, siis võib ka protsenti kasutada. Nii, väärtus tuleb siia, mitu igas lennus on. Teeme neid pisut suuremaks ka. Nii. Tahaks natuke kõiki suuremaks. Saame tekst. Paneme siia 16. 16, panen neid ka suuremaks. 16. Nii, paremini näha. Nii, ütleme, et selline mulle sobib 10. Kui ei meeldi või tahate, et oleks paremini näha, siis võib sektordiagrammil panna ka siin, kus on legend, mitte alumine, vaid sildistatud, aga siis ta teeb protsendid juurde, protsente me ei taha. Sektor. Et mina jään pigem selle poole, et on see alumine las olla. On aru saada küll, et 10 on see, 11 on see ja 12 on see. Nii, ja paneme siia pealkirjaks lend. Nii, lähme tagasi andmetesse. Meil on aktiivne, kui ei ole, siis oli Ctrl-Shift, nool alla, nool paremale, Ctrl lahti ja nool vasakule ja teeme uue. Jälle sisesta, liigend tabel, loo, uus, võtame siit read, kas sport pakub sulle huvi ja väärtused lisa sama, kas sport pakub sulle huvi. Nii, praegu ei ole summa, aga peab vaatama, et siin oleks kaunt praegu. Nii, ja siit teeme jällegi aktiivseks hiirega, laseme siin 4 juures lahti hiirega ja siit sisestame diagrammi. Nii, nüüd tuli sektordiagramm, aga teeme sellest tulpdiagrammi. Siin, kus on seadista, muudame tulpdiagrammiks ta. Nii, võtame siit selle pealkirja, jätame siia näiteks, kas sport pakub sulle huvi. Küsimärk, võtame siit ära, siia tuleb vastanute arv, ei jah, võib-olla. Ja siin lähen tulba selle peale ja siin, kus on kohanda seeria, teeme siia linnukese andmesildid, neid oleks näha ja andmesildi suurus paneme ka 16, paremini oleks näha. Et neid võib alati nähtavamaks teha, et hiljem oleks hea kasutada. Nii, aga muudame ära siit iga selle, teen 2 klikki, värvil ka täitevärv, natuke teistsugune oleks, 2 klikki siin. Nii, võtame näiteks selle, 2 klikki ja valime siit, võtame näiteks selline. Nii, ja siin, kus on see uus pivot table tuli, teeme 2 kiiret klikki ja paneme siia pealkirjaks huvi spordi vastu. Nii. Nii, lähme siit edasi. Andmed jälle. Nii on aktiivne. Kellel ei ole, siis võite ka niimoodi tõmmata siit, kui ei ole väga palju vastanuid.
hiireklikkiga hoiate siin peal, hoiate peal ja lasete siin viimasel lahti. Nii, ja siit jälle sisesta, liigend tabel, loo, read, lisa, võtame siit mitu korda nädalas teed trenni, jälle read ja väärtused sama, lisa, mitu korda nädalas teed trenni. Nii, kuna siit läks summ, siis muudame ära, et oleks count, jah. Ja siit teeme aktiivseks küsimus, veame alla viimaseni lahti ja lisame uue diagrammi. Nii, diagrammi puhul teeme natuke väiksemaks jälle. Nii, paneme pealkirjaks nädala trennide arv. Ei pea jätma kogu aeg küsimust. Nii, nädala trennide arv. Võtame siia nädala kordade arv. Paneme trenni. Oi, 2 klikki. Trenni kordade arv ja siin on vastanute arv. Ja siit muudame ära seadista tulpdiagrammi. Võtame joondiagrammi. Nii. Pean seda kõige esimeseks tegema. Muudame uuesti siis. Trennide arv nädalas. Siin oli trenni kordade arv ja siin oli vastanute arv. Nii, ja siin lähme selle joone peale ja paneme jälle andmesildid. Nii. Ja lähme siia ka, kuna siit ei ole hästi neid näha, siis võtame selle telje peale ja paneme 2 klikki. Paneme siit 0 ja maksimum 7. Aga miks mul 2 ei ole? 6 on seal. No paneme siis 8 maksimumi. Ja, siis tuleb paremini näha. Jällegi, kui tahate, võite suuremaks teha, värvi muuta, et ise otsustate. Pisut suuremaks. Ja, see on parem näha. Nii, ütleme, et mulle selline sobib. Kes tahab, võib ka ruudustikku ära võtta, et näiteks võib-olla niimoodi parem näiteks näha, ise otsustate, aga paneme siia pealkirjaks jälle 2 klikki. Trennide arv nädalas. Enter. Nii. Võtame siit, kus meil olid andmed, nende kohta meil on tehtud, aga see viimane tulp, kus oli meil ära jagatud, läheme siia kõrvale, kus nad on ühes tulbas. Teeme Ctrl-Shift nool alla. Kuna nad on siin kõik olemas, siis ma teen Ctrl-C. Valin siit alt uue lehe. Panen siin 2 klikki pealkirjaks spordialad. Ja lähme siia number 2 ja teeme Ctrl-Shift-V. Või kui ei saa, siis ainult väärtused. Nii, esimese jätsime tühjaks.
nii, teeme siin sees kõrvale võrdub, unique, uue sulg, valin siit Ctrl-Shift nool alla ja Enter ja ta võtab välja ainult mitte korduvate väärtustega ehk nii, ja see, et me saaksime mitu korda neid siin esineb, siis läheme siia, teeme võrdub, count i, sulg, võtan jälle selle esimese lahtri, Ctrl-Shift nool alla, nüüd siin teen koma ja valin siit esimese väärtuse ehk võrkpall ja Enter. Nii. Ja kui automaatselt ei tule, lähen siia kõrvale, hoian peal ja vean alla kuni viimaseni. Nii, kuna siin on funktsioonid taga, siis ma siin sorteerida ei saa, teen aktiivseks selle, Ctrl-C, lähen siia kõrvale, teen Ctrl-Shift-V ja siin, kui on see tabel aktiivne, valin siit filter, esimesed ka võtma, filter, vot siia tuleb ja siin, kus on teine väärtus, valin siit sorteerimisalust Z kuni A ja ta järjestab mulle ära populaarsemate järgi ja nüüd siit teen aktiivseks ja valin siit diagrammi ja diagrammil muudan ära, et see ei ole sektordiagramm, vaid lintdiagramm ja siit lähen selle peale, lindi peale, teen ühe kõigi lintide peale ja võtan siit, kus on kohanda seeria, andmesildid. Ma saan neid ka sisse väljapoole, ütleb mulle sobivam, ma tahan suuremaks teha, siis lähen siia sildi peale ja teeme jälle 16, natuke suuremaks, neid ka pisut suuremaks. 16. Kui te tahate, toon natuke allapoole ka, et ei oleks ees. Pisut lihtsalt teda väiksemaks, tahate võite natuke venitada ka, kuidas endal soov on, aga siis selline diagramm, kus on selle järgi näiteks. Kui te lähete siia, siis te saate ka nii-öelda ainult seda osa näiteks 2 klikki. Võtan siit suuremaks, väiksemaks teha, kui te ise soovite. Nii, aga las ta olla. Sobib täitsa niimoodi. Kui need on tehtud, olete katsetanud siin, siis ülesanne 2. Lähete ChatGPTisse või kuskile, teete screenshoti andmete põhjal ja palute tal diagrammid teha, aga kindlasti tuleb kontrollida üle vaadata, et andmed oleks õiged. Vahepeal võib-olla valesti võtta. Ja 3. ka, et kui on mingi tekst, mida tahate jooniseks või graafikuks teha, siis selle puhul võite ka katsetada ka tehisintellekte. Et selline üks keskkond, kus näiteks luua on Napkin AI, kus võib ka teha selliseid graafilisi jooniseid.